Kindlasti te olete ka jälginud, on ju, ma olen jälginud seda Johnny Deppi, Amber Heardi nagu kohtuprotsessi, igasugu videosid olen vaadanud, on ju, kõik räägivad sellest praegu ja ma mõtlesin, et kuna see on nii populaarne ja Eestis meile meeldib veel nagu võtta välismaalt mingeid populaarseid asju ja teha neid siin ümber, siis meil oleks aeg nagu, et meil oleks ka mingi niisugune kuulsa abielupaari, Eesti abielupaari niisugune otse-eetris protsess ja ma mõtlesin ka, kes nad võiks olla, sest kes on kõige kuulsam paar Eestis? Kristjan Jõekalda ja Teet Margna. Nemad võiks seal olla. Ja, noh, ma tean pealkirja ka juba, 2 kanget kohtus. Ja siis seal, noh, mängitakse ja nüüd laseme asitõendina audiosalvestust Teedu ja Kristjani kodusest vestlusest. Siis Teet on mingi, Kristjan, lõpeta ära! Ja Kristjan on nagu, Teet, mis sa teed? Lööd mind või? Ütle, et me ei vaataks. No. Muidugi, noh, see on muidugi kahju, et, noh, et ma tean, et nagu Johnny Depp on kannatanud vaimse ja ka füüsilise vägivalla all siis oma abikaasa poolt, on ju. Ja hiljuti, noh, oli ka see Will Smithi juhtum, on ju. Ja Will Smith ka tuleb välja on aastaid kannatanud oma psühhonaise terrori all. Ja see on kurb, aga samas see paneb nagu natuke nagu see teeb neid inimlikumaks vaata, sest Will Smith ja Johnny Depp mõlemad on kenad, rikkad, edukad, kuulsad, Hollywoodi staarid. Mõlemal on halb abielu. Nagu see näitab, et noh, sa võid olla miljonite naiste unelmate mees, aga oma naise silmis sa oled ikka sita kott. See on nagu, Kariibi mere piraadid 6 teenis 900 miljonit või? Vau, türa, miks sa riiuleid üles pole pannud? Ma ei ole kunagi kohanud ühtegi inimest, kes nagu ütleb, et nende abielu, pikka aega kestnud abielu on nagu hea. Vaata, alati ükskõik, mis intervjuu kuskil on mingite inimestega, alati kui küsitakse, et noh, kas te olete õnnelikud, siis alati vastus on nagu, no sa pead pingutama selle nimel. Sa pead tööd ikka tegema. No. Olete siis õnnelikud või ei? No sa pead vaeva nägema. Kuskil mujal me ei aktsepteeriks ju mingit sellist vastust. Mõtle, kui sa oled restoranis ja teenindaja tuleb, küsib, no, kuidas siis toit maitses? Ja sa oled mingi, no tead, sa pead pingutama, et seda ära süüa. Ikka tööd peab tegema. No. Ma ei ütle, et see on halb, aga noh, sa pead vaeva nägema, et seda alla saada.